Riigi Kinnisvara Aktsiaselts kuulutas välja riigihanke Põlva riigigümnaasiumi rajamiseks. Kuhu see täpsemalt on planeeritud ja mis siis ees ootab Põlvas? Seoses selle planeeritava riigihankega meil hakkab olukord muutuma selliseks, et Põlvasse tekib, võib öelda, hariduslinnak. Sest uus riigigümnaasium on kavandatud praeguse ühisgümnaasiumi kõrvale ja endise Põlva ühisgümnaasiumi algklasside õppehoone hilisema ühiselamu või siis internaadihoone asemele. Ja see hoone on siin samas meie taga. 3-korruseline, väljaspoolt näeb veel, ütleme, kena stiilinäide nõukogude ajast. Aga seestpoolt ja kui kommunikatsioone vaadata, siis see hoone on selgelt amortiseerunud. Nii et kahju sellest ilmselt kellelgi ei ole, kuivõrd ta on ka juba vähemalt 4 aastat kasutamata. Ja õiget kasutustarvet talle ei ole ka siiani leitud. Nii et vana lammutatakse kõigepealt ja siis hakatakse uut ehitama. Seda näeb ette siis riigihange, mis on nüüd alles välja kuulutatud ja hanke tähtajaks on siis 28. august kell 11 avatakse ja saab selgeks, kes ehitajaks hakkab. On juba teada ka, millal ehitus võiks alata? Kindlasti pärast hanke tulemusena ehitaja väljavalimist läheb natuke aega, et sõlmida leping. Aga ma usun, et praeguse internaadihoone asemele või selle lammutamine hakkab peale kusagil septembris ja eks reaalseks ehitustööks peaks minema ehk siis juba oktoobris. Võib küll tekkida küsimus, kas niimoodi jõuavad ka ehitajad selle hoone järgmise aasta õppetöö alguseks valmis. Aga teades, kui kiiresti tänapäeval ehitajad toimetavad, siis minul isiklikult kahtlust ei ole. Ma usun, et 9 kuud ehituseks on küll piisav aeg. On ka ju teada, et sellest koolist saab Eestis vist üks erilisemaid koole. Jah, kindlasti mitte võib-olla õpperuumide ja kooli enda poolest, aga ta saab olema eriline selle poolest, et seda hoonet hakatakse ehitama ligi nullenergia hoone põhimõtetel, ehk siis selle hoone puhul arvestatakse väga täpselt, kuhu suunda ja kui suured aknad tulevad, milliseid materjale kasutatakse ja lõpptulemusena tahetakse siis kõik see, mis loodusest tuleb, kinni püüda soojuse ja valguse näol ja nõnda siis klassidesse anda. See ei tähenda mitte ainult, et see hoone tuleks nüüd välisseinte poolest eriliselt soojustatud, aga see tähendab ka kindlasti seda, et selle hoone siseseinad salvestavad täpselt samamoodi päikese valgusest tulevat soojust ja see iseenesest kütab ka siis edasi, kui päikest enam ei ole. Nii et kindlasti on see esimene koolimaja, mis tuleb ligi nullenergia põhimõtetega Eestis, aga ühiskondlikke hooneid mõnesid on juba proovitud ja mõned eramudki on sellel põhimõttel ehitatud. Nii näiteks ka Põlvas on üks eramu juba päris mitu aastat püsti püsinud ja hoone omanik ütleb, et tõsi, on väga soodne. Kui seda platsi vaadata, siis tegelikult tundub, et siin on väga vähe ruumi koolimaja jaoks, sest teisel pool hoonet on kohe spordiväljak ja siinpool tuleb kohe varsti tänav vastu. Aga kogu selle krundi pindala, mida hakatakse kasutama ehituseks, ehk siis ehitusalune pind on 1200 ruutmeetrit circa, hoone tuleb 3-korruseline ja pinda siis natuke alla 2500 ruutmeetri. Nii et ega eriti palju rohkem ruumi ehitamisega ja uue hoone püstipanekuga ei kasutata, kui praegu siin kasutuses on. Ikkagi tuleb ka uue hoone puhul siia natuke haljastust ette ja tõsi, parkimiskohta küll ei tule. Arvestades, et
tänapäeva gümnaasiumiõpilased väga sageli käivad koolis juba mitte ainult jalgrattaga, vaid põrisevamate sõidukitega, mootorrataste ja isegi autodega, siis parkla olemasolu ilmselt oleks vajalik, aga kuivõrd siinsamas kõrval on lasteaia juures ja selle spordiväljaku juures suhteliselt suur parkla, siis mõni samm eemale see oma sõiduk jätta ei ole ilmselt kuigi suur probleem ja saab ju kasutada ka kas või Mesikapa halliparklat, nii et küllap see mure saab ka lahendatud. Koolimaja ise tuleb projekti poolest minu arvates päris huvitav ja sobib sellesse keskkonda hästi. Tundub, et selle lammutamisega ei olegi siin nii väga lihtne, sest siin kõrval on ju jalgpalliklubi Lootushoone, et ega pole karta, et see maha lammutatakse. Ja mitmed on tõepoolest juba ärevuses ka sellepärast, et see hoone on võrdlemisi hiljaaegu ehitatud ja on klubihoone, klubile endale kuuluv, et mis siis nüüd edasi selle hoonega. Tegelikult on lammutusprojekt ette näinud, et see hoone peab jääma alles ehitaja jaoks, kes ka lammutustööd hakkab teostama, on kindlasti see keeruline. Ei saa lihtsalt kõrval olevat vana internaadihoonet õhku lasta ega ei saa teda ka kogu ulatuses võib-olla tehnikaga lammutada, vaid ilmselt tuleb ühte seina lammutada väga ettevaatlikult ja võib-olla isegi kivi haaval. Aga ehitajal on see kohustus, et ta peab selle hoone säilitama ja sinna ette nägema ka korraliku soojustatud seina, mis praegu on vastu internaadihoonet.